Tšau, ma olen Millennial Artjom. Ja ma olen Suumer Chris. Ja meie oleme Millennials. Viimases Aasia toitude osas püstitasime teile eesmärgi 1500 laiki ja see ei olnud ilmselgelt teie jaoks mitte mingisugune probleem. See oli väga lihtne teie jaoks, saite selle väga täis, nii et meil on siin 6 veidrat Aasia toitu part 2. Ja lendame videosse. Let's go! Okei, mina olen ette valmistanud sulle korraliku restorani õhtusöögi, 3 käiku. Ahah, ma mõtlesin nagu mingi hea asi. Ei no, selles mõttes ma luban sulle, et mingit jubedat purki seekord ei tule. Ja no võib-olla eelroog on selle kohta palju öeldud, aga ütleme siuke eeljook. Eeljook! Ja, tegemist on liitsi maitselise limonaadiga. Okei. Oled sa kunagi liitsit proovinud, tead, mis liitsi on või? Jaa, aga väga vähe on seda söönud. Mina olen liitsit söönud Taimaal ja see on selline, ma ütleks selle kohta vist mari või puuvili, mille kest on selline tugev nagu munal ja krobeline. Ja siis põhimõtteliselt sa koorid selle lahti ja sees on siuke limane valge mari. Ja ta tekstuur ei ole kõige meeldivam, aga maitse on hea. Ja keskel on veel kivi ka. Ta on hästi populaarne ka pobades hästi palju litsi need... Võt ma ei ole eriline pobajooja. Aga paned tähele, et see on teistsuguse selle avaga. Ja avaja on tõesti teistsugune. On. Ei tea, teistsugune. Kas see avab siis paremini või? No testime. 3, 2, 1. Sa pead tõmba. Vaata, ta avas siit keskelt, tegi augu ja nüüd sa pead tõmbama. Ja nii ruttu käis pauk, ma jootan. See nagu vaikselt tuleb. Soo lendas nagu karnaat. See oli korralik fire in the hole, noh. What the hell? Okei, aga see on actually mugav, sest see ei jää sulle ette kuidagi. Jaa. Damn! Kuule, aga lõhn on nuusuta. Haigelt käib üle see liitsi lõhn. Kui sa oled kunagi liitsit söönud, siis see on täpselt liitsi lõhn. Ja mul on kind of flashbackid eelmist korrast, ma veits kardan ka ja see on nakkana lai. Tavai, roosid. Ei tule midagi läbi siit, kurat. Üliraske on juua. Oli hea. Väga magus on. Ta on hästi mulline. See esimene hit, kui tuleb. Ta on hästi mulline ja kui ta suhu tuleb, siis siuke tunne, et vahutaks suhkur ka veel kaasa, et sul oleks nagu mingi, ei või, et vaht oleks suus. Ja on küll, ja ta on liiga vahune. Ma arvan, et mulle limonaad ei meeldi. Seda ma küll ei arvanud, mees. Aga see on ülemagustatud. Mulle maitse üldiselt isegi meeldib. Ma võtaks niimoodi 80% seda magusust maha, siis oleks joodav. Mina võtaks indeks 3. Ma ütleks isegi... Kui saaks selle suhkur maha sealt, siis ma ütleks 8. Zero versioon. Siis ma ütleks 8, aga mitte suhkru, vaid just selle magusa maitse, sest siin on ilmselgelt suhkruasendajad sitaks sees. Aga niimoodi ma panen 40. Millega siis sa mind siis üllatad? Ma ütlen sulle ausalt, minul sulle restorani pakkumist ei ole. Nii. Mul on puhas perse. Ja ma imestaks, kui me praegu hakkakski puhast perset sööma. Ja sa hakkadki põhimõtteliselt. Päriselt sa? Sellepärast, et ma pakun sulle... See oli minu meelest, siin kirjas aga roasted seaweeds. Ehk siis röstitud... Siin on Pokemon, nimeta mulle, mis see nimi on? Pikachu on see. Nii, see. Ei tea. See on mingi Dakamon, Kittimon ja ma ei tea, mis see. Dragamon. Igatahes, mis asja, nad on nende tüüpide kujulised või? On või? Ma saan aru küll, või sa saad... Aga tegelikult midagi peaks olema, miks see Pokemon bränd jääb? Ja ma saan aru, jah, et see seaweed on nende tüüpide kujulised. Aga kuidas see on röstitud... Mis on seaweed eesti keeles? Vetikas, merevetikas. Röstitud vetikad. Ja ma vihkan vetikaid. Nii. Kas mingit lõhna tuleb ka või? Ei tule või?
Kuule, absoluutselt ei ole mitte mingisugust lõhna. võib-olla Artjomi uus lemmiksöök. See ongi eri lehed ja seal on lehtede peal need Pokemonid. Aga proovime välja võtta mingi Pokemoni, võta üks leht. No vaatame see on Pikachu. Jau! Tee hääl ka nagu Pikachu teeb. Ma ei tea, mis häält ta teeb. No, ma proovin, mis häält ta võiks teha, sa arvad? Kas sa ei tea, et Pokemonid teevad nagu enda häält? Mõtled nagu enda nime ütlevad, et ta ütleb Pikachu! Teeb nii või? ja nad kõik ütlevad enda nime. Charmander. Ja niimoodi. Squirtle. See on Pikachu ära siis. Toi. Oh my god. Mida kauem sa sööd, seda hullemaks see läheb. Oh my god. Ma ei saa aru, kuidas inimesed söövad neid. Ma ei saa aru sellest. See on nii rõve, mees. Mees. See, et see nagu ta hakkab alles siis maitse, kui sülg läheb peale. Nagu tavaleht, mõtlesin, et polegi mingit maitset. Ja siis tuli see kalakas. Kohe, kui ta märjaks sai, siis... Siuke nagu rõve kalakas. Oh my god, kui nästi. Selle peale ma võtan küll seda liitsi limonaadi. Ma ei võtta selle pärast krooks tuleb nii rõve sealt, ma suren ära, ma arvan. Kui magus see on. Mis on hinne, Artjom, sa pole hinne? Ja. Sorry, merevetikad pole meie jaoks. Miinus, no ta ei ole nii hull nagu see eelmises osas see purk, fermenteeritud tofu, aga... Sulle hinne oli -1 000 000 või? Jah, see on -500 000. -500 000, ma nõus. Tofu oli nii. I'm not gonna eat tofu again. Ja enne kui lähme järgmise asja juurde, siis kindlasti kommenteerige video alla, kui teile meeldib. Merevetikas. Merevetikas. See limonaad on... Lähme edasi. Jaa, nagu ma lubasin sulle, siis 3-käiguline on ju. Alustasime kergetest tervitusjookidest ja nüüd pearoog. Pearooga. Mis näeb välja selline. Mis asi, see on šašlõkk või? No loe. Või no paku. No loe, brad. Paku. No loe. Oota, paku, mis see on? Kriips. Loe, Artjom. No ma pakuks, et see on mingisugune liha. Sa oled lähedal. Tegemist on siis barbecue vegan kanašašlõkiga. Ehk siis tegemist ei ole lihaga, vaid tegemist on tofuga, mis on siis voolitud ja maitsestatud nii. Seda kuratis sõna. Sa vikad. Me ei või seda sõna rohkem rääkida. See lisab mulle, see episoodi. Midagi, mis on tofu nimeline. Mees, see on nagu tuumapomm juba. We love tofu, mees. We love tofu. Nii. Jee, kui limane see on! Fuh! Natkene lae lõhnab nagu kiirnuudlid. Kimmi sammu teeb. Davai, proovime. Ma võtan väikse tüki. Ta ei ole nii halb. See välimus... Esimene 2 sekundit mõtlesin, ma süütan ta kohe välja. See esimene hitt, kui see oli nii rõve korraks, see nagu tekstuur oli nii rõve. Kui see on juba mälul. Kana, see on kana. Aga meenutab, tegelikult tekstuurit meenutab kana. Räigelt meenutab mingit suitsukana, on ju? Ma ei ütle, et ta oleks kõige maitsestus on... Ta on nii nätske, mees. See on nagu kana, mis on pool toore salmonella mu kurgus. Okei, ma võtsin veits liiga suure tüki. Ma võtsin terve tüki korraga. No ma võtsin ka nüüd. Ma räägin, see on nagu... Ma ei suuda. See on nii rõve! Ma vihkan neid episoode! Ma vihkan neid! 1500, ei, teeme 2000 laiki ja part 3. See on nii rõve. Mees, see on minu jaoks -7,5 miljonit või noh, 0,75 või. See on tofu ja selle šašlõki, ma ei oska rääkidagi enam, tofu ja selle vahepealne.
see on tofu ja selle vahepeal. Merevetikas. Miinus 750 000 miljonit või? Ei, ma ei tea, ma annaks talle ma annaks lihtsalt 0. Okei. Ma annaks 0. Ei, okei, ma annan 10, sest ma tegelikult suudaks seda süüa. See üks tükk ei, ma ei taha. Midagi sulle siit meeldis, mis sulle ma mõtlen, kui ma segaks selle riisi sisse läbi, siis ta oleks okei. Riis peab olema lihtsalt maitsestamata kindlasti. Davai, üllata mind, sina nüüd. Kuna ma olen praegust täiesti segi minemas, siis ma pean võtma midagi, mis tundus hea. Ma olen üks... Et sa jätad selle halva nüüd sinna lõppu, jah? Jah, sellepärast ma ei suuda praegust uut halba, ma oksendan päriselt nagu. Ma olen nii ääre peal juba. Literally ääre peal. Siin on midagi, mis ma vaatasin. Tundub nagu oleks maitse. Mul tuli ka mingi väike ma räägin, see litši pole meta. Küpsised sidrunikreemiga. Wow, ma alguses vaatasin, et on mingid krõpsud, aga ongi. Sidrunikreemiga küpsised. Ma loodan päriselt ka, et kui see ka pole hea, siis ma ei tea enam, mis on hea. Raudsed vürtsikad või midagi. Kus kurat teab, on ju? No iga asi spice'iga, šokolaad on ka. Jäätis ka, spicy jäätis. Come on. Näevad sellised nunnud välja. Ilusti pooleks pakitud ka, väga huvitav. See näeb välja täpselt nagu Ameerika emme pakiks oma lapsele selle lunchboxi kaasa ja siis paneks niimoodi ilusti kõik need küpsised sinna sisse. Oh my god, okei, please be good, bro. Ma arvan, et see on oot, nõustama kelle. Väga sidrunine. Tegelikult sidrunikreemiga asjad pole alati parimad, aga nagu maybe this is hea tisu. Norm ju. Jah. Lemmik küpsis ei ole, aga... Kui oleks mingi muu asi kui sidrun, ma arvan, või nagu rohkem natukene. Praegust küpsis on nii palju peale, vaata. Ja minu jaoks häirib see, et mis kuiv on tegelikult. Sest ma proovin niimoodi. Ja nüüd lahkud selle ära või? Ei, ma teen niimoodi. Joo! See on nagu pitsa ja määrduta. Proovi nii. Nii on hea või? Nii on täiega. Seda lakud lihtsalt, see mis peale ei vaata. Jah. Teeme see meenata mulle praegu, see lakkumine. Mäletad Squid Game'is seda osa, kus nad pidid selle küpsise täpselt välja lõikama. Okei. See oli praegu lifesaver minu jaoks. Tee kõrvale. Täpselt siuke inglise tee joomise küpsis minu meelest. On. See oli reaalselt lifesaver. I'm not gonna lie. See on väga hea. See on väga hea. Mulle meeldib ja nüüdeks nagu see ülejäänud pahn. Tahaks selle ära unustada kõik. Aga see olid kauted. Mina paneks küll solid 8. Sama. 80. See on päriselt hea. Ja ei pidanud pettuma. Loved it. Very nice. Ja kui sa oled nii kaugele meie videos jõudnud, siis ära unusta panna like ja subscribe ja kindlasti pane meile follow ka Instagramis Kris Poiss, Artjom Savitski. Minge pange follow! No, sa andsid juba meile natuke magusat. Ma jätkan samal lainel. Ehk siis minu tänase õhtusöögi dessert näeb välja selline. Mis asja? Jumala kena näeb välja ju. Me hakkamegi wasabi küpsis sööma. See ei ole wasabi mees, rahu, see on chai. See on chai. Ahaa! Ma mõtlesin, ma lõpetan need elupäevad siin nagu GTA-s nagu reaalselt nagu. Ma mõtlesin, vend võtab wasabi küpsise, 3 layerit ja kreem wasabit. Mõtlesin, ain't no way, guys. Ma ütlesin, ain't no way I'm doing this. Isegi Aasia inimesed ei ole nii crazy'd, et teha wasabi küpsist. Arvad või? Jaa. Ma ei arvaks. Sorry, mitte chai, vaid matcha. No chai, matcha, mis iganes. Sorry, tegelikult oligi wasabi.
ui! On kõik niimoodi pandud. See oleks nagu suur fortune cookie praegu ära pakitud. On küll, jah. Mul ei ole high hopes, mõtlen seda ausalt mees. Ei ole high hopes. Mul on. Bro, see peab nagu Shrek. Oh, hello there! Küpsis ei pea olema roheline. See peab olema mingi kreem. Punane ja oranžikas roheline. Vaata, kui see sidruniküpsis lõhnas naturaalselt, siis see lõhnud nagu keemia. See on nagu kreem. Need mingid kreemi, jah, mingi lõhn lapsepõlvest, mingi keemiline väike küpsis ja mis iganes need maiustused olid. Oi, pistets. Oi, Biskviit. See on biskviit. Ja näeb välja kusjuures nagu makroon. Vähe suurem. Tavai, kuule, aga enjoy. I'm gonna... Väga okei ju. Tulge ma pesu Martin Siima. Mitte midagi aru ei saanud, aga jaa. Arigato. Ohio, Oklahoma. Igal juhul seest näeb välja selline. Pildi peal oli kena. Siin oleksid nagu kõik need layerid omavahel kuidagi läbi segatud. See on nagu Photoshop kinda peale, ne? Oh, really? Captain Obvious. Saate aru, see on nagu Photoshop kindla peale. Ma ei tea, ma panen talle keskmise. 5, jah. Sama. Solid 5. Solid 5, ta pole hea. Ta ei ole halb, ta ei ole hea. Mingi vahepealne kuskil. Okay. Nii, minu viimane item, ma arvan, et see on, ei oleks maailma hullem asi, ma arvan, sulle võib meeldida. Mulle võib meeldida? Mulle vast ei meeldi, aga sulle võib. Okei, millest sa seda järeldad? Sellest, et need on spicy pähklid. Oo! Nice! Extra spicy peanut snack. Maapähklid siis või? Ju vist, aga see on extra spicy, Artjom, mitte lihtsalt, vaid extra. Minu jaoks võib olla rõvedoo, sest ma ei taha teada, kui spicy see on mees. Aga praegu ma katsun neid natte. See kas video lõpeb ilusa noodiga või õudse noodiga? Mida? Mees, mida sa näed? Oh, what? Jälle! Hästi keskkonnasõbralik pakend. Kõik on pakkides. See on see, et teeb paki krõpsu lahti, seal on krõpsu pakkides. Peanut butter, chili time. Okei, üks korraga või? No proovime. Kõigepealt ühe korraga. Tavai. No üks ei saa nii hull olla. No lõhnab väga maitsestatult. Jaa. Tavai. Okei, pumm. Hea tisu. Mis kuradi maitseained kasutavad? Korraks tuli jah mingi veider. Aga lõpus läks nüüd spice'iks. Ma ei tunne midagi. Pane 5 tükki. Pane terve pakk. Artum! Pane rahva auks. Terve pakk korraga. Teeme 5 alguses. Näita, kas sa elad spice'i. Nii, 4, 5. Yes. Okei, 5. Mul ühest juba tõmbas ära. Mul päris ühest juba tõmbas kurgu ära. Ma juba jälle tunnen, mul tuleb see. No nüüd ma tunnen midagi jupuks, jah. Kuidas ühes pähklis on nii palju spice'i? See on nii rõve ka. See on nagu straight pipar või midagi. Okei, see on spicy, jah. On, jah. Sipelgad jooksuvad keele peal praegu. Aga ma ei saa aru, mis lisamaitseaine seal on. Miks see vajalik on? Ma ei saa... Korraks on mingi rõve maitse oli, on ju? Jaa. Korraks tuli mingi rõve maitse, ma olen täiesti nõus sinuga. Ma ei tea, ühesõnaga ma arvan, et see on see Dijon pepper, mis teeb seda lisa... Või nagu annab sellele pähklile mingi lisamaitsenoodi, mis mulle üldse ei meeldi. Jaa. Näe? Ma ei tea, selles mõttes, et ma paneks talle... Ma olen paremad maapähklid söönud elus.
jaa, ma olen ka nagu, ma ütleks sellele ausalt, Ma panen 3. ma panen 1. 30. Sest see on liiga spicy, minu jaoks ma ei saa süüa seda nagu, ma ei saa süüa. Ja ma ei võtaks seda koju kaasa ka, sest minu arust maitseaine ei ole hea. Aga ma ütleks, et see osa oli, ma ei teagi, minu jaoks oli ta ikkagi natuke leebem. Ta oli natuke leebem, aga siiski väga rõve. Siiski väga rõve. Kui ei oleks vahepeal olnud seda ja küpsist, siis oleks olnud väga rõve. Need 2 pääsid praegu osa. Need 2 pääsid praegu. Fulli. Kutid, aga aitäh vaatamast ja ärge unustage meid subscribe ida ja panna like sellele videole. Jälgi meid ka sotsiaalmeedias, Artjom Savitski ja Chris Boys. Meie oleme Millennials ja näeme juba järgmisel kolmapäeval. Tšau, tšau!